Tere kõigile! Täna uurime midagi väga põnevat. Räägime kahest sõnast, mida sa kuuled päris tihti. Ilm ja kliima. Need kõlavad natuke sarnaselt, eks, aga tegelikult nad on üsna erinevad. Saamegi täna selgeks, mis on nende vahe ja kuidas need omavahel seotud on. Lähme koos avastusretkele. Nii, mis meid siis täna ees ootab? Kõigepealt vaatame, mis asi see ilm üldse on. Siis räägime meie ilusatest Eesti aastaaegadest. Pärast seda teeme selgeks, mis on ikkagi ilmal ja kliimal vahet. Ja siis uurime ühte väga tähtsat asja. Miks kliima muutub? Ja kõige lõpuks, mis on kõige olulisem, vaatame, mida meie ise saame ära teha. Kas oled valmis? Lähme! Okei, alustamegi siis esimesest teemast. Mis on ilm ja ilmestik? Mõtleme korraks. See on ju midagi, mida me kõik iga päev näeme ja tunneme, eks ole? Vaata korraks aknast välja. No kohe praegu. Mis sa seal näed? Kas päike paistab või on hoopis pilves? Võib-olla sajab vihma või puhub tuul. Just see, mis toimub õues täna, just praegusel hetkel, see ongi ilm. See on see, mida sa tunned, kui sa õue astud. Kas pead panema mütsi pähe, sest on külm? Või saad joosta lühikeste varrukatega, sest on soe? See ongi ilm. Ja ilm, see on ikka üks tujukas tegelane. See muutab meelt kogu aeg. Ühel päeval paistab päike ja kõik on tore, aga juba järgmisel päeval hopsti tuleb vihm ja torm. Või isegi ühe päeva jooksul hommikul on kõik vaikne ja ilus, aga õhtuks võib juba suur tuul tõusta. Nii et jah, ilm muutub väga-väga tihti. Nüüd tuleb üks natuke keerulisem sõna. Ilmastik. Aga ära muretse, see on tegelikult lihtne. Kujuta ette, et sa pead ilmapäevikut. Terve kuu aega. Sa paned iga päev kirja, kas oli päike, vihm või lumi. Kuu lõpus vaatad oma märkmeid ja näed, et mingid ilmad korduvad. Näiteks talvekuul on enamus päevadel külm ja sajab nund. See, milline ilm tavaliselt ühel kuul või aastaajal on, seda nimetataksegi ilmastikuks. See on nagu ilmamuster. Ja rääkides mustritest, Eestis on meil üks eriti suur ja ilus muster. See kordub iga aasta. Kas sa juba tead, millest ma räägin? Muidugi. Need on meie 4 aastaaega. Vaatame neid kohe lähemalt. Nii, Eestis on meil 4 imelist aastaaega. Alustame 2, mis on nagu öö ja päev. Üks on talv ja teine on suvi. Talvel on külm, lund sajab, kõik on valge ja meil on vaja selga panna paksud joped, mütsid ja kindad. Aga suvi on hoopis teine lugu. Siis on soe, päike paistab, kõik on roheline ja me saame rannas käia ja jäätis süüa. Aga talve ja suve vahel on veel 2 väga lahedat aastaaega. Pärast pikka ja külma talve tuleb kevad. Just see on aeg, kui loodus ärkab ülesse. Puudele tulevad lehed ja lilled hakkavad õitsema ja pärast sooja suve tuleb sügis. Sügisel värvib loodus kõik lehed kollaseks, punaseks ja oranžiks. Nii ilus. Nii et loome koos üle. Talv, kevad, suvi ja sügis. Need ongi meie 4 aastaaega. Aga kas sa oled mõelnud, miks see nii on? Miks on suvel soe ja talvel külm? Miks me ei saa jaanuaris ujuma minna? See on väga hea küsimus. Ja vastus on seotud meie suure sõbra päikesega. Vaatame nüüd seda pilti siin. See näitab suve. Suvel ronib päike taevas hästi-hästi kõrgele, peaaegu otse meie pea kohale. Ja päevad on pikad. Päike on üleval kaua-kaua ja tal on palju aega, et maad soojaks kitta. See on nagu suur soe lamp, mis paistab meie peale terve pika päeva. Sellepärast ongi suvel mõnus ja soe. Ja nüüd vaatame teist pilti. Siin on talv. Talvel on päike kuidagi laisaks jäänud. Ta ei viitsi kõrgele ronida, vaid liigub taevas hästi madalalt. Ja päevad on nii lühikesed. Läheb ruttu pimedaks. Kuna päike on madalal ja paistab nii lühikest aega, siis ta lihtsalt ei jõua maad korralikult soojaks kütta. Ja sellepärast ongi talvel külm. Loogiline, eks? Okei, nüüd me teame, mis on ilm, see, mis on õues täna, ja me teame, et Eestis on 4 aastaaega, mis moodustavad ilusa mustri. Nüüd on aeg rääkida sellest teisest tähtsast sõnast. Kliima. Mis see siis on? Kliima on nagu ilma suur vend. See ei hooli sellest, mis toimub ainult täna või homme. Kliima on see, milline ilm on ühes kohas tavaliselt. Ja mitte ainult 1 aasta, vaid ikka väga-väga pika aja jooksul, näiteks 30 aastat või isegi rohkem. Näiteks me teame, et Eestis on tavaliselt külmad ja lumised talved ning soojad ja päikeselised suved. See ongi Eesti kliima, see on meie pikaajaline ilmamuster. Tead, teeme selle vahe veel lihtsamaks. Mõtle oma riite peale. Ilm on see, mida sa täna hommikul selga paned. Kui aknast välja vaatad ja vihma sajab, paned selga kummikud ja vihmajoppe.
see on tänane valik. Aga kliima on kõik need riided, mis sul riidekappis on. Sul on seal paks talvejoppe külmadeks ilmadeks, lühikesed püksid soojadeks suvepäevadeks ja kummikud vihmasteks päevadeks. Sinu riidekapp on valmis igasuguseks ilmaks, mis Eestis tavalisest on. Nii et ilm on see, mis on täna, kliima on see, mis on tavaliselt pika aja jooksul. Aga nüüd me peame rääkima millestki murret tekitavast. See meie tavaline muster, see kliima on hakanud muutuma. Midagi on valesti. See on nagu raamatus, kus süžee muutub äkki ootamatuks. Uurime koos, mis täpselt toimub. Kujuta ette, et sa jääd haigeks ja sul on palavik. Mis siis juhtub? Sa tunned ennast halvasti ja su keha on liiga kuum. Teadlased ütlevad, et praegu on meie planeedil Maal täpselt sama asi. Maal on justkui palavik. Terve planeet on muutunud liiga soojaks. Ja kui palju soojemaks on läinud? Umbes 1,5 kraadi. See number pluss 1,5 kraadi ei tundu ju üldse suureks. Kui õues on 15 kraadi või 16,5 kraadi, siis me ei tunnegi suurt vahet. Aga terve meie suure planeedi jaoks on see väga suur muutus. See on nagu kõrge palavik, mis teeb maa haigeks ja tekitab igasuguseid probleeme. Ja mis siis juhtub, kui planeedil on palavik? Igasuguseid halbu asju. Mõnes kohas läheb nii kuivaks, et vihma ei saja üldse ja taimed surevad. Seda nimetatakse põuaks. Teistes kohtades tulevad jälle eriti tugevad tormid ja suured vihmad, mis tekitavad üleujutusi. Ja kui metsad on põua tõttu kuivad, siis piisab väiksest sedemest, et tekiksid hiiglaslikud metsatulekahjud. Ja ära arva, et need asjad juhtuvad ainult kuskil kaugel teistes riikides. Ei, see juhtub ka siinsamas meil Eestis. Vaata seda pilti. See on tehtud Tartu linnas. Sadas nii palju vihma, et tänavad olid nagu jõed. Autod pidid sõitma läbi vee. See näitab meile väga selgelt, et kliimamuutus puudutab ka meid. Aga miks on Maal palavik? Süüdlased on nii nimetatud kasvuhoonegaasid. Pikk ja keeruline sõna, ma tean. Aga mõte on väga lihtne. Kujuta ette, et sa lähed magama ja paned endale teki peale. Tekk hoiab su kehasoojust kinni ja sul on mõnusalt soe. Need gaasid seal atmosfääris on nagu nähtamatu tekk meie planeedi ümber. Nad hoiavad päikese soojust kinni. See tekk on tegelikult vajalik. Ilma selleta oleks Maal jääkülm. Aga probleem on selles, et meie inimesed teeme seda tekki kogu aeg paksemaks ja paksemaks. Meie tehased, autod, lennukid, kõik need lisavad õhku neid soojust püüdvaid gaase. Ja mis juhtub, kui sa paned endale peale 1 teki asemel 5 tekki? Hakkab liiga palavasale. Täpselt sama asi juhtub praegu meie planeediga. See tekk on läinud liiga paksuks. Ja kust need lisagaasid siis tulevad? Peamiselt sellest, et me põletame midagi, mida nimetatakse fossiilseteks kütusteks. Jälle üks keeruline sõna, aga need on asjad nagu nafta, millest tehakse autodele bensiine, ja kivisüsi või põlevkivi, mida kasutatakse elektri tootmiseks. Nende põletamine annab meile küll elektrit ja paneb autot sõitma, aga samal ajal paiskab õhku tohutult kasvuhoonegaase, tehes seda maatekki aina paksemaks. See kõik võib tunduda natuke hirmutav ja suur probleem. Aga tead mis? On ka häid uudiseid. Me ei pea lihtsalt käed rüppes istuma. Me kõik saame midagi ära teha, et meie planeeti aidata ja tema palavikku alandada. Vaatamegi kohe, mida täpselt. Siin on 4 lihtsat, aga väga olulist mõtet. Esiteks, proovime kasutada vähem fossiilseid kütuseid. See võib tähendada midagi nii lihtsat nagu lühikese poeskäigu tegemine jala, mitte autoga. Teiseks, kasutame puhast energiat. See on energia, mis tuleb päikesest ja tuulest ega tee maatekki paksemaks. Kolmandaks, ostame ja tarbime vähem asju. Kas meil on tõesti vaja iga uut mänguasja? Võib-olla saame vana hoopis ära parandada. Ja neljandaks, mis on ülioluline, hoiame loodust, istutame puid, hoiame metsad ja rannad puhtana. Vaata neid pilte. Siin on tuulegeneraatorid ja päikesepaneelid. See ongi puhas energia. Need annavad meile elektrit ilma planeeti soojendamata. Ja teisel pildil on noored, täpselt nagu sina, kes ütlevad valjult välja, et me peame oma planeedi eest hoolitsema. Kas sinu arvamus on tähtis? Ja kui me kõik koos tegutseme, saame me suuri asju korda saata. Ja nüüd, päris lõpetuseks, on mul küsimus just sulle. Mõtle korraks. Mis on üks väike asi, mida sina saaksid juba täna või homme teha, et meie planeeti aidata? See ei pea olema midagi suurt. Võib-olla kustutad toast lahkudes tule ära või paned prügi õigesse kasti. Pea meeles, iga väike tegu on oluline ja kui me kõik teeme neid väikseid tegusid, saab sellest kokku üks suur ja võimas heategu meie planeedile.
aitäh, et sa täna koos minuga seda olulist teemat uurisid.